Täna kuulsime Jeesuse tähendamissõna mehest, kes kogus tagavara iseenese jaoks, kuid ei olnud rikas Jumalas. Tegemist on ju tänapäevases mõttes hinnatuna väga tubli majanduslikult mõtleva inimesega, keda siin tähendamissõnas kirjeldatakse. Äri läks hästi, saaki oli palju ja mees otsustas investeerida suuremate laohoonete ehitusse. Mis selles halba on? Inimene mõtleb majanduslikult. Võib jääda mulje, et pühakirja õpetus on väga eluvõõras ja ei võta arvesse seda meie tänast keskkonda, milles me elame, turumajandust ja seda, kus me kõik oleme kutsutud siis ennekõike just nimelt mõtlema arukalt, kasutama oma maiseid vahendeid mõistlikult, kindlustama oma tulevikku ja nõnda edasi. Või teine oht seda tähendamissõna kuulates võib olla ka see, et me mõtleme, no minul küll ei olegi nii palju vara, et ma kuhugi seda investeerida saaksin või mingeid maju või hooneid ehitama hakkaksin, et see ei puuduta mind üldse. No tegelikult räägitakse siin meist, kes me siin kirikus oleme, minust ja sinust. See tähendamissõna ei räägi mitte nii palju maja või majanduslikust elust ja tegevusest, vaid sellest, kuidas me oma elus saame rajada endale sellise aluse, et me jääme püsima. Kui me vaatame seda olukorda, mis eelneb selle tähendamissõnale ja mille lahendamiseks või vastuseks Jeesus selle jutustab, siis tullakse tema juurde küsimusega, tundub, et kaks venda on omavahel tülis, et kuidas jagada isa pärandust, ja üks ütleb, et kuule, et aita sina langetada see hea otsus, et see tüli saaks lahendatud. Jeesus vastab, kes mind on seadnud teie kohtumõistjaks või jagajaks. See retooriline küsimus aga kõlab meile veidralt, no kes siis veel saab olla kohtumõistja ja õigluse jalule seada kui Jumala enda läkitatu. Aga Jeesus annab vastuse, mis sisuliselt tähendab seda, et saage ise hakkama. Küll te toime tulete. Pole minu asi teie tüli küsimusi lahendada. See ootus, millega abipalve paluja Jeesuse poole pöördus, oli siis leida tülile lahendus, see ebamugav olukord lõpeks, rahu oleks majas ja kõik oleks jälle hästi. Ja ka tähendamissõnas kirjeldatud mees igatses ju seda, et kõik oleks hästi. Ta võiks tunda ennast turvaliselt, tal oleks kõik vajalik olemas, ta ei peaks tuleviku pärast palju muret tundma. Ta mõtles, et kui ma teen ära veel need ja need asjad, no siis võin rahulikult elada, siis mul on tagavara piisavalt ja ma ei pea millegi pärast enam muret tundma. Jeesuse vastus näitab, et taoline mõtteviis ja ootus on väär. Siin peitub üks suur lõks meie kõigi jaoks. Ja see on seotud kujutlusega, nagu oleks meil võimalik saavutada oma valikute, oma eluga, oma tegevuste ja toimetustega selline täiuslik heaolu, rahuldustunne selles maailmas. Ühtegi vaeva enam ei ole, millegipärast muretseda vaja enam ei ole, ühtegi tüli kunagi enam ei teki ja mittemõistmist esile ei tule ja kõik on justkui piisavalt ja ongi selline õndsus käes. Ja sellest kohe tuleb siis ka selline teine mõtteviis, et kuna see maailm ja see elu on pisut teistsugune kui taoline kujutlus meile sisendab, siis me kergesti võime sattuda masendusse ja mõista, et aga miks mina ei leia siis seda rahu, miks mina ei leia siis seda heaolu ja õndsuse paika siin ajas,
kui ometi ma olen ju nii tubli, ma teen ju kõike enda meelest õigesti, ma pingutan kõvasti, aga ikka on midagi valesti, ikka läheb midagi untsu, ikka tulevad tülid, segadused, arusaamatused ja ikka ei ole kõike piisavalt. Ja siis me jõuame sellesse paika, kus me enam üldse rahu ja õnne ei leia. Kasutades tähendamissõnas välja toodud mõisteid, soovides saada rikkaks, ei saa me päriselt rikkaks. Ja lootes, et maine jõukus toob heaolu, jääme ilma tõelisest heaolust. Kirikuõpetaja Toomas Paul kõneleb ühes oma mõtiskluste raamatus inimese soovis saavutada aina suuremat heaolu ja mugavust ning jõuda selleni kohe ja hästi kiiresti. Ta ütleb, et taoline soov vältida iga hinna eest kannatusi ja valu tähendab soovi kustutada oluline osa inimeseks olemisest. Väljakutsed, raskused, kannatused ja valu on üks osa inimeseks olemisest. See ei tühista seda, see ei ole vastand sellele, vaid osa sellest. Kui me sellest püüame hoiduda või seda eemale tõrjuda, siis satume lõputusse tarbimisahelasse, kus tuleb endale hankida üha uusi ja uusi naudinguallikaid. Sellele on üles ehitatud kogu meie tarbimiskultuur. Ja Toomas Paul ütleb, elame maailmas, kus valitseb piirideta kasvu usk ja lõputu soovide mütoloogia. Jutud säästva arengu vajalikkusest on kurtidele kõrvadele. Ja ta lõpetab mõttega, et inimeseks olemise jaoks on oluline, et meil ei oleks kõik käes. Just nimelt, et meil ei oleks kõik käes, mitte et me saavutaks kõike kiiresti ja ruttu. Me peaksime rõõmustama, ütleb Paul, et meil ei ole veel kõike kätte saanud, isegi mitte kõige edukamad, ja et veel on võimalik vaeva näha. Veel on võimalik vaeva näha. Ja veel on midagi, mille poole liikuda. Et meil ei ole veel see täiusliku õndsuse ja rahuaeg käes. See on meile õnnistuseks. See teeb meid tõeliselt inimesteks. See esitab meie inimeseks olemisele selle väe ja jõu, millega me saame edasi minna, see teeb meid elusaks. Et inimese elu siin maailmas ei ole mitte väärtuslik siis, kui ta on täis palju naudingut, on täis mugavust, kõike heaolu. Mees, kel oli tagavara iseenese jaoks, aga ta ei olnud rikas Jumalas, tahtis omal kombel luua sellist inimeseks olemise uut paradigma enda jaoks. Ta mõtles, et ma ei pea enam siis muretsema, mul ei ole kannatusi, tülisid, valu ja ühtegi probleemi enam. Kõik on lõpmata hästi. Ta unustas ära ühe väga lihtsa tõsiasja. Nimelt inimese elu põhilised asjad ja kõige tähtsamad ei sõltu üldse inimesest. Meil pole karvavõrdki teha sinna midagi, kas me sünnime ja kunas me sureme. Ja see määrab lõpuks kõik. See annab meile kätte selle mõistmise, et kui me soovime rajada sellist täiuslikku heaolu elu iseeneste jaoks siin selles maailmas, siis on see võimalik ainult meie tegevuse ja toimimise ja otsuste piires. Aga väljapool seda piires enam ei allu meie tahtele. Ja see võib muuta ühe hetkega, ühe murdsekundiga kogu meie elu. Mõni õnnetus, mõni katastroof, mõni poliitiline otsus, mis lahvatab sõja, mõni õhku lastud tamm või mis iganes. Ja kõik on hetkega kadunud. Et kui meiegi tahame olla rikas Jumalas ja mitte ainult iseeneste pärast,
või iseeneste tarkusest, siis mitte see ei ole rikkus, kui mul on palju, vaid rikkus on see, kui ka väga väheses, kui mul kõik on ära võetud, on mul see koht, kust kinni haarata, millest ma tean, et see kannab mind edasi. Temale ma tohin toetuda. Tema ei jäta. Temaga ma saan ka sellest olukorrast läbi. See on rikas Jumalast. Lõpetada ühe looga raamatust Olemise kergus, kus kirjeldatakse ühte inimest, kes kuidagi ka ei leidnud rahulolu oma elus. Ja lapsepõlvest peale juba kuidagi oli tal kaasas see mõte, et midagi peab olema veel, et kõik oleks hästi. Lasteaias ta mõtles, et kui ta kooli läheb, siis on kõik hästi. Kui ta kooli jõudis, siis ta mõtles, et kui ta ülikooli jõuab, no siis on kõik hästi. Ja siis ta mõtles, et kui ta tööle saab ja oma ameti kätte saab, et siis on kõik hästi. Ja nõnda edasi, ma teen oma pere, ma võtan naise, sünnivad lapsed, no siis on kõik hästi, siis on mu elu täiustab. Siis ta mõtles, et kui ma pensionile jään, et no siis ometi on kõik hästi. Aga alati oli midagi puudu ja kõik ei olnud sugugi hästi. Siis lõpuks ta sureb ära ja matusel, kui tema puusärki hauda lastakse, siis kirikuõpetaja juhendab seal hauakaevajaid, et laske seda jalut siit natuke, pange paremale poole, just nii, tõstke siit, vot nii. Nüüd on kõik hästi, kui puusärk oli hauapõhjas paika saanud. Ehk et see soov, et meil oleks kõik hästi ja selle jaoks justkui midagi veel oleks vaja teha ja veel oleks vaja teha, on just see iseenesest rikas olemine. Kes on rikas Jumalal, sellel on kõik hästi juba praegu, nüüd ja kohe. Aamen.